Hommik kõik see pere. Meil on täna dünapäev ja päev hakkab sellega, et auto on tõstuki vahel, kiirelt asjad eest ära ja puhtaks ja ajame auto välja treila peale ja paneme minekut raketibaasi. Nukaandurid ja kõik asjad töötavad. Jah. No selles, et ta on sequential. Okei. On siin mingi jahutus ka? Tal on sisse ehitatud küll. Jahutus on see radik. Okei, see ongi. Sul see kõik töötab ja kõik on norm. Jah. Üks asi on veel see, et meil on vaja kütuserõhk paika panna. Et ma ei tea, mis täpselt nagu olema peaks, et mul on enam-vähem 2,5 on pandud, vaata. Ja selle järgi on... 2,5 on vaja. 3 vaja. Ja ma saan aru, et 3 alad, aga see ongi see, et mul polnud pointi seda panna, et ma niikuinii tulen siia me reguleerima. Tegelikult ongi niimoodi, et tegelikult me võib-olla äkki kiirustame, äkki teeks üldse niimoodi ikkagi, et kui sa ütled, et sul on fine, sul on pealt normaalne kogu bensu sees ka, jah? Jah. Okei. Äkki teeme nii alguses, et lihtsalt lähme dünosse, ma veits konfin kõigepealt, vaatan mingid asjad üle ja hakkame bensuga veits lihtsalt üldse katma, mis ta üldse teeb, mis toimub, kas kõik töötab pärki. Siis me näeme ära, kui palju ta kütust tahab ja no on kõik need asjad ja siis vaatame, et mis ta tahab, kuidas talle meeldib vaata, kas ta tahab bensuga või ta ei taha. Õlirõhud, värgid, kõik on nagu norm. Mis asjad? Õlirõhud. Õlirõhud, kütuserõhud enam. Ja sul on avamatu mootor või? Skeps on sees või midagi on tehtud. Lammarist, otse. See kõlab juba hästi. Ma ei tea, mis seisus saaledega mitte midagi. Mina olen alati seda meelt olnud, kui ta toimib, siis ta toimib ja ta peabki toimima. Mis see, teab keegi, mis selle AMG reaalsus selle ääne on ja palju puusti teeb või midagi? Palju puusti teeb? Minu arust 0,7 oli see... AMG teadete? Jah. Aga jõud AMG mootorid? 368 kilovatti. Newtoneid ei tea niimoodi peas. Ja täna lõpuks ongi see päev, kus me oleme jõudnud raketibaasi. Meil on masin enam-vähem valmis, enam-vähem siis see, et Janno kontrollib veel kindlasti üle, et kas kõik on korras. Ja siis praegu on juba masin pingis, et tasapisi hakkame seadistama, vaatame, kuidas masin käitub. Ja kui kõik on korras, siis hakkame tegema tõmbeid. Igatahes hetkeseisuga on siuksed asjad meil, et see pikk toru, mille ma siin meisterdasin, see ei künna mitte kuhugi, sest et Janno ütles, et see pikka toru ei ole vaja. Konuks läheb uuesti trossli külge tagasi. Mul ei ole lihtsalt seda pisikest vaheadapterit, läheb nii nagu on. Teiseks, AMG originaalandurit ei saa reguleerida Max-Ecuga õieti või ma ei saa aru. Igatahes midagi on valesti. Pidime treima uue puksi kompressorisse ja keermestati ära ja panime õige korraliku anduri sisse. Nüüd me saame reguleerida, näidata õieti, mis temperatuuri ta sisse laskes on. Ja nüüd on vist see hetk, kus me reguleerisime enam-vähem kõik andurid ära. Trossli, bypassi, magnet. Äkki nüüd saab hakata tegema tasapisi juba tõmbeid. Mitte küll täisvõimsusel, aga tasapisi softi tegema ja siis tõmbeid. Vaatame, mis sellest saab. Ma ütlen teile nii palju, seal ei kannata olla, kui tõmme toimub, siis see on jõhker, kuidas see kajab. Ja ma ei kuule ennast ja mu terve sisikond väriseb lihtsalt. Aga praegu me oleme hetkel siukses staadiumis, kus Janno seadistab. Ja praegu, nagu ma aru sain, ta seadistab vabalt hingavana veel. Vaatame, kuidas mootor käitub. Ja kui kõik on täiesti okei, tembid püsivad oma koha peal, siis me hakkame juba seadistama teda üle laetuna, ehk siis kompressoriga. Ma ei tea, vaatame, mis sellest saab praegu. Meil tekkisid probleemid. Ma ei saanud bensuga tehtud softi, sest et masin hakkas kohe tetoma. Proovisime süütega mängida, kütusega mängida, ei olnud mitte mingit võimalust. Ma pidin panema etta. Käisin Ossi Racingus. Aitäh sulle, Siim Oskar Hääl, jätasid välja ja ma sain temalt kohe 50 liitrit etanooli. Tulin tagasi raketibaasi,
pumpasime kõik kütuse välja, nüüd on etanol sees. Janno arvab, et nüüd peaks kõik korda saama. Tavakütus sees, siis sellega oleks tekkinud niikuinii tembiprobleemid veel tulevikus ja kõike muud. Aga nüüd etanol sees, ma ei tea, ma loodan, et sellega saab kõik korda. Nii, siit tuleb nüüd hästi veider katsest, et ma eelmise päeva ei lõpetanud mitte kuidagi ära. Ja nüüd hakkab siis päev number 2. Miks number 2? See on sellepärast, et eile jäi asi natuke poolikuks. Me saime kõik tähtsad tõmbed tehtud, aga jäi see lõpuviimistlus tegemata ja täna peaks ära tegema veel külmkäivitused, et vastavalt ilmale peaks auto ilusti käivituma. Ja siis võiks nagu dünoga ühele poole saada. Aga eile jah, ma jätsin auto dünosse ja praegu juba Janno helistas, et joo, tule järgi, et peaks nagu korras olema. Ja nüüd lähme kohale ja testime. Kõik sai põhimõtteliselt valmis. Põhimõtteliselt kõik. Viimane viimistlus. Ja kütuse rõhu andur, see seal. See seal. Otsustas sabanda vist. Ja me testime ära kohe. Kas on kindlalt asi sellest, et juhtmed on korras. Ja siis me võib-olla saame isegi uuanduri külge panna. Janno ütles, et neil on laos olemas. Äkki saame korda, sest tegelikult kõik on valmis juba. No nii, me oleme garaažist tagasi ja düno lõppnumbriteks tuli 430 kilovatti ja 800 newtonit ja seda autot näete te rajal juba 1.2. mai Raasila võistlustel. Tšau!